Algamas on meie intellektuaalse kasiino läbirääkimiste esimene voor. Mõlemad pooled valmistusid ette tõsiselt, nagu ma kuulsin. Teil on aega 10 tundelist minutit, räägib üks korraga ja mõlemad pooled teavad, et voorusid on 2. Juhul, kui teil läheb vähem 10 minutit, loomulikult alati kiidan selle eest. Ja aeg algab 3, 2, 1, nüüd. Okei, tere päevast, mul oleks teile pakkuda üks väga konkreetne ettepanek ja lausa suur programm, mis on seotud sellega, et kuidas me saaksime kõige kiiremini ja muretumalt siis loomad toimetada Stockholmi loomaaeda. Meil on kokku neid vaja toimetada Stockholmi 50 reisi jooksul ja loomade saatjaid, kes oleks 4 inimest, see eeldaks ka siis 1 konteineri ülevedu. Me oleme arvestuslikult näinud selle projekti maksumuseks 15 000 eurot, mis arvestaks siis Tallinki tänast hinnakirja ja seoses sellega meil oleks pakkumine Tallinkile sponsorlepinguks ja laiapõhjaliseks sponsorprogrammiks, mis hõlmaks mitte ainult Tallinkit ja Tallinna loomaaeda, vaid ka Tallinna looma- ja võimalikke koostööpartnereid laiemalt rindelt. Eesmärk loomulikult aidata Stockholmi loomaaeda, aga mitte ainult, vaid et tegelikult tuua üldse tähelepanu rohkem ka loodusele ja tuua tähelepanu rohkem ka loomade olukorrale looduses ja seetõttu käivitaks ühe sellise programmi, mille pealkiri võiks olla Loomadega Rootsi. Ja see oleks kindlasti üks selline Tallinkiga väga tihedalt seotud projekt, mis leiaks kindlasti kajastamist ka Tallinna loomaaias, arvestades, et meid külastab aastas üle 50 000 inimese, kes siis ka kõik näeksid nii-öelda vastavalt siis juba Tallinna loomaaias seda Tallinkiga seotud projekti. Aga see projekt on palju laiem, et nagu ma ütlesin, me kaasaksime ka Tallinna loomaia palju laiemalt, et me saaksime sellest Loomadega Rootsi projektist rääkida meedias, saaksime käivitada võimalik, et ka täiesti eraldi meediaprojekti veel, mis on seotud ka sellise videolahendusega või telelise ja sotsiaalmeedia sisulahendusega, mis pakuks sellist avaramat pilti ka sellest, kuidas need loomad ühel hetkel sinna Rootsi jõuavad. Et see oleks meie selline esmane pakkumine selleks sponsorlepinguks, mille maksumus on siis 15 000. Aga arvestades seda, et meil on plaanis seda laialt teha, siis me tegelikult veel täiendavalt tahaks selle projekti juures välja pakkuda ka seda, et see Loomadega Rootsi projekt võiks tähendada ka seda, et me pakume välja võimaluse, et ka need laevareisid, kus need loomad peal on, et need oleksid rohkem temaatilised, need pakuksid, kindlasti on väga palju lastega reisijaid, et nemad saaksid sisendid kas siis loomateemaliste viktoriinide või videomängude või mis iganes selliste põnevate lahendustega. Võimalik, et me võiksime sinna kaasata ka mõned loomad ja miks ka mitte Tallinna loomaaial on näiteks Aleksei Turovski on väga hea lugude jutustaja, ta võib tulla ka mõnikord lugusid rääkima ja meie meeskonnaliige Anna-Liina Võsa näiteks on nõus tulema ka selle Tallinki kruiisidele sellistel puhkudel lausa kaasa laulma, ehk siis, et kindlasti see summa võib teile esialgu tunduda suur, siis ma arvan, et lõppkokkuvõttes oleme me võitjad mõlemad. Et see oleks lühidalt meiepoolne pakkumine, et kuidas me võiksime selle probleemi lahendada ja kindlasti Tallink ei ole mitte kaotaja, vaid võitja selles loos. Tere, lugupeetud Tallinna loomaaia esindajad. Meie esindame Tallinkit ja esmaselt ütleme, et meil on väga hea meel siin teiega olla ja loodame, et meie koostöö sujub ja on väga edukas. See kõik kõlas väga ilusasti, aga mul on mingisugused täiendavad küsimused selle kohta, et kuidas te mõtlete tagada selle, et riskid, mis kaasnevad loomadega reisimisega ja näiteks klientide siis kas hirm või midagi sellist,
et kuidas te selle tagate nii klientide turvalisuse kui ka selle, et loomade transportimisel ei kaasneks sellega tulev hais või midagi sellist või müra näiteks? Eks me tagame selle koostöös teiega. Selge see, et ühelt poolt ei tohi kuidagi loomad kannatada ja loomad selle reisi ajal pigem peavad tähelepanu alt väljas olema, et nad ei saa olla kõigile reisijatele vaatamiseks. Reis kindlasti ise juba muudab loomi närviliseks, nii et liiga suur hulk inimesi ei oleks seal neid vaatamas hea lahendus. Seetõttu me loodame, et leiame laevas ruumi, kus loomad saavad ühelt poolt ise rahulikult olla ja teiselt poolt, kus nad pidevalt inimestega kokku ei puutu. See loodetavasti tagab ka selle, et kui reisi ajal seal loomadel oma tegevuse käigus midagi juhtub, võib-olla on seal ebameeldivad lõhnad, see lihtsalt ei jõuagi inimesteni. Ja võib-olla eelistaksime ka neid reise, kus teie teadmiste põhjal on kõige vähem reisijaid võib-olla, mis on sellised võimalikult tühjad ja siis me pakime need loomad sinna peale. Selge, aitäh. Tere, siin on Tallinki Hanna-Marie ja ma sooviks küsida, et kas te näeksite, et loomad saaksid olla näiteks autotegil? Jah, küllap saavad. Ja siis sealt tuleb meil ka küsimus, et me sooviks saada kompensatsiooni nende lisakulude eest ehk see eraldatud ruum autotegil ja siis ma eeldan, et need loomad tuuakse veoautoga ja siis selle veoauto turvamine, elektrikulud ja ka puhastamine. Kas ma tohiksin selle ettepaneku raames teha teile ühe täiendava ettepaneku, et me oleme just rääkinud oma koostööpartneritega Stockholmi kuninglikus loomaaias ja nad pakkusid välja sellise võimaluse, et samasugune projekt nagu või selline nii-öelda nähtavus, mida me pakume siis Tallinna loomaaias, võiks leida oma koha ka Stockholmi loomaaias, et loomulikult nad ei saa seda päris sellises mahus teha, aga et ka nemad oleksid justkui nagu üks osa sellest sponsorlepingust, mille raames siis loomad lõpuks nende loomaaeda jõuavad, kuna see on ennekõike ikkagi nende huvi. Et sellisel juhul te saaksite sellise väga tugeva nähtavuse ikkagi Rootsi väga käidavas kohas, mida külastatakse ka kindlasti rohkem kui arvestades rahvaarvu ja nii edasi kui Tallinna loomaaeda. Et kas see võiks olla üks võimalik lahendus, et kuna me Rootsi poolt täna ikkagi mingisugust tuge ei saa, siis me peame arvestama ainult oma vahenditega ja kui me Tallinna loomaaia vahendeid hakkame siinkohal kasutama, siis me tõenäoliselt oleme ühel hetkel nagu ise väga suurtes raskustes oma loomade elutingimuste hoidmise ja parandamise. Nii. Kuna te enne lahkelt pakkusite endapoolset reklaami sotsiaalmeedias, siis ka meie teadmiste kohaselt on ka see tuluallikas. Seejuures paluksime äkki arutada selle üle, et näiteks sellest sotsiaalmeedia reklaamist tulenevat raha jagada mingisuguse protsendimäära ulatuses, mis kompenseeriks siis näiteks kas vee, elektri, töötajate majutuse, sest et neid reisi on mitmel korral ja loomad ei rända üksi üle. Et kuidas oleks teie nõusolek sellisele pakkumisele? Ma arvan, et me oleme sellega väga nõus, sest et see on selline eraldi tuluallikas, mis läheb otseselt nende konkreetsete kulude katmiseks, et seda ei pea kuskilt eraldi minema juurde hankima ilmselt seda raha. Kas ma vist saan õigesti aru, et need on need nii-öelda tasud, mis siis nii-öelda koostöö ja reklaami eest makstakse, on ju? Et jah, kuulen. Kahjuks ma sain just Tallinna linnavalitsusest kirja, et meie
meie käesoleva aasta eelarvet on vähendatud 10% seoses just äärmiselt keerulise rahandusliku olukorraga, et mul oleks üks väga konkreetne ettepanek, et kuna see reklaam ei puuduta mitte ainult meid, vaid puudutab ka teid. Ja kuna see on ikkagi väga selgelt seotud sellise turunduskampaaniaga, mis aitab ka teil oma toodet müüa, et juhul kui see kuidagi aitab, et siis me kaasaksime oma reklaamieksperdid selleks, et välja töötada üks selline pakett, mis aitaks ka teil oma toodet paremini müüa ja kuna see nii-öelda rahaline pool on meie jaoks väga keeruline, et siis me pakume neid võimalusi ikkagi jätkuvalt nagu läbi Tallinna looma ja sellise maine ja platvormi, et tutvustada ka Tallinkit kui ühte väga head ja abivalmis ettevõtet, mis on siis ka nii-öelda mereüleselt või piiride üleselt nõus siinsetele kogukondadele ja riikidele appi tulema, et see võiks teid ühel hetkel ka motiveerida võib-olla seda nii-öelda protsessi nägema ka teise kandi pealt, et selles projektis kaasa tegemine võiks aidata teil suurendada ka oma klientide hulka, et me kindlasti ka enda poolt oleme nõus siin väga palju kaasa aitama selleks, et see projekt meil selliselt võiks realiseeruda. Ja võib-olla laiendada ka Tallinki Rootsis, kus võib-olla see polegi nii tuntud võib-olla ja eriti läbi siis selle kuningliku loomaaia seal. Kas teie saate meile tagada selle, et Rootsi kuninglik loomaaed siis teeb nii meile reklaami, et meie siis ettevõtte äri kasvaks ja edeneks? Lauri, mis arvad? Või Illar? Me saame loomulikult Rootsi poolega läbi rääkida ja sarnase paketi, mis me pakkusime Eesti poolt vähemalt reklaami osas, ma usun, et nad kindlasti võtavad selle pakkumise vastu. Siin Tallink, et see on kindlasti pikaajaliselt ilmselgelt kasulik ka meile. Aga kuidas lühiajaliselt sellisele ka turismisektorile raskele aja jooksul garanteerite te, et see reklaam katab meie tulud, teie loomade transportimise kulud? Kui me räägime sponsorlusest, kas te eeldate, et teie kulud saavad kõik 100% kaetud? Võimalikult palju, sest et me siiski kõike seda tulusid ei saa võtta enda kaela sellisel raskel ajal. Nii, tere tulemast tagasi, lugupeetud loomaaednikud, Mati Kaalu järeltulijad ja loomulikult Enn Pant ja sinu head kolleegid. Teil on aega maksimaalselt 10 minutit. Loodan väga, et kasutate seda targalt. Viimsi õhk akna taga näitab, et kokkulepe ei saa olla enam kaugel. Palun, daamid ja härrad, teine voor. Aitäh, aga alustame siis uuesti meie läbirääkimised. Head sõbrad Tallinkist, teil on Eestis ja laiemaltki väga hea renomee, te toetate kultuuri, te toetate sporti ja me väga loodame, et me leiame endale koostööpartneriga selleks projektiks, kus meil kõigil koos oleks hea aidata Rootsi loomaaeda, et nad uuesti oma tegevust saaksid alustada. Et võtan korra kokku selle, mis me rääkisime, et meie headel Rootsi sõpradel on suur mure, kuidas loomad teistest loomaaedadest maailma erinevatest piirkondadest Stockholmi viia. Tallinna loomaaed on siin oma sõbra kätt ulatamas ja otsime endale koostööpartnereid. Oleme nüüd, kuna meil on vaja transporti Tallinnast Stockholmi, oleme pöördunud teie poole ja pakkusime omalt poolt välja mitmed tegevused, mis võiksid tuua teile
läbi reklaami reaalset tulu, kui te endale kliente juurde saate või mis aitavad teil hoida kokku kulusid, kui me laeval, meie esinejad laeval kontserte, loenguid ja kõike muud korraldavad. Küsime üle, et kas olete saanud meie pakkumisega tutvuda ja kuidas tundub, kas saame selle põhjal, mis me välja pakkusime, käed lüüa? Robin siis Tallinkist, et siuke kiire küsimus, et kui kaua antud sponsorlus kestaks? See transport on arvestatud aastaks. Aastaga peaksid saama loomad Stockholmi viidud. Ma sain sellest aru, et 50 nädalat. Ja nagu te ütlesite, teie eelarve kahanes 10% võrra 15 000 pealt 13 500 peale, see on 270 eurot nädalas selle 50 nädala peale ja arvestades, et hetkel on reisimisega nii nagu ta on, kuna on siis koroonakriis maailma tabanud, siis kas meil oleks võimalik selline asi, et kui ütleme, et see aastaajane või siis 50 nädalane periood saab läbi, siis ka peale seda näiteks 1,5 aastat või 2 aastat kestab meie siis sponsorlus, et ka meie ettevõte saaks taastuda koroonakriisist ja see tooks ilmselt ka teie ettevõttele kliente juurde, arvestades seda, et kui inimesed tulevad turismi eesmärgil Eestisse, siis üks asi, mida Tallinnas kindlalt teha, on loomaaeda minek. Kui tohib, ma teen siin väikese täpsustuse, et me pidasime sponsorlepingu mahuks või nägime seda ette 15 000 euro suurusena ja põhjus, ja see ei ole kindlasti seotud nii-öelda meie linnaeelarveliste vahenditega, mida Tallinna linn meile eraldab, et siin me räägime ikkagi 2 erinevast asjast, aga mis nüüd puudutab selles mõttes selle lepingu pikkust, et mul oleks siiski ettepanek, et me jääks mingisugusessegi mõistlikusse ja hoomatavasse raami, et võib-olla selline 2,5 aastat pikk protsess oleks võib-olla natukene pikk, arvestades, et see on tõesti väga pikk ajaperiood. Mida me võiksime välja pakkuda on see, et selle sponsorlepingu pikkus oleks 1,5 aastat, mis tähendaks siis seda, et see hõlmaks tervet aastat, mis oleks siis selline aktiivne periood ja siis võib-olla sellele järgnevat aega, kus siis nii Tallinnas kui loodetavasti me räägime läbi ka Stockholmiga, et ka Stockholmis loomaaias oleks Tallinki osalus selles projektis väga selgelt nähtav, ja see on ka see, mida teie siis ka väga selgelt läbi selle sponsorlepingu võidate. Et täpsustada, ma küsin igaks juhuks üle, kas te mõtlete siis niimoodi, et 50 nädalat ja siis hakkab see 1,5 aastat või see 1,5 aastat hakkab selle 50 nädala alguses? No, teie jaoks on kindlasti kõige suurem võit see, kui te sellega tegelete. Te olete meedias. Me kindlasti hoolitseme selle eest, et Tallinna loomaaed ja Tallink ja ka Stockholmi loomaaed oleks nii Eesti kui ka Rootsi meedias pildis, et ajakirjandus kajastaks seda protsessi ja et tõesti loomade saabumine loomaaed on alati uudis. Sisuliselt me võime üritada ka seda, et iga olulisema looma saabumisel ja neid on kuskil meil seal kindlasti 50 seas paarkümmend tükki, et selle saabumise puhul ilmub ka lugu kohalikus meedias. Kui see loom sinna Stockholmi saadetakse, ilmub lugu Eesti meedias ja kui see loom sinna Stockholmi jõuab, siis ilmub lugu Rootsi meedias ja uskuge mind, see on 10 korda parem reklaam kui ükskõik milline 15 000, mida te kuskil kajastaksite. Et ma arvan, et see tähendab teie jaoks ikkagi väga suurt võitu, et see on võib-olla täiesti unikaalne võimalus olla püsiva reklaamikampaaniaga pildis niimoodi, et te praktiliselt millegi peale ei olegi kulutanud. Et see on üks väga suurepärane võimalus Tallinkit tutvustada kogu Rootsi avalikkusele ja tulla väga, väga positiivse sõnumiga ka pilti. Juba ainuksi see, kui loom või see looma, või ütleme, et kui see
kui see elevandiga treiler sõidab Tallinki laevalt maha, juba see on väga suur uudis ja kui seda ilusasti telepilti püüda, siis te olete saanud juba väga väärtuslikku teleaega, mis kindlasti maksab oluliselt rohkem kui see sponsorleping ise. Ma saan sellest 100% aru, aga ikkagi vastus minu küsimusele, et mis ajaperioodist hakkab see, et ma saan aru, et meid kajastatakse meedias selle 50 nädala jooksul, aga kas ka peale seda, et siis kui loodetavasti on selleks ajaks juba maailma piirid avanenud niimoodi, et turism saab taastuda tingimusel, et inimesed on saadud vaktsineeritud ja kriis on maha surutud, aga kas ka peale siis seda 50 nädalast perioodi oleme me endiselt teie poolt siis välja pandud nii loomaaedades kui ka teie reklaamides toodud välja sponsoritena? Nagu ma ütlesin, siis pärast perioodi lõppu veel pool aastat on võimalik kaaluda, et väljapanek, mis on loomaaedades üleval, on üleval, aga ma arvan, et rohkem me küll pakkuda ei saa, sellepärast, et meile tulevad uued sponsorlahendused peale ja me ei saa teile rohkem mitte midagi pakkuda, et see on meie viimane piir, et tõesti, et meil on ka siin oma igapäevased tegevused ja meie esmane tegevus ei ole ikkagi mitte tegeleda nende loomade transpordiga Stockholmi, vaid ennekõike pakkuda kõige paremat looma- ja teenust Eesti ja Tallinna inimestele. Lugupeetud Tallinna loomaaed, teie pakkumine on väga ahvatlev ja ma usun, et meie koostöö saab kohe varsti sõlmitud, aga me oleme väga meelitatud teiepoolsest reklaamist ja siinkohal me paluks sellist asja, et kas oleks teie jaoks aktsepteeritav, kui näiteks aktiivselt loomaveo aja jooksul oleks võimalik, et inimesed, kes on reisinud Tallinki laevaga, saavad mingisuguse soodustuse protsendi looma- ja piletitelt. Seejuures üks väike pakkumine või soov meie poolt, mis ei ole tõesti midagi suurt, oleks see, et kas loomaaias nii Tallinnas kui ka võimalusel Rootsis oleks visuaalselt mingisugune reklaam, silt, püstitus selle kohta, et Tallink on teie loomavedu aidanud, toetanud, et reklaam ei oleks lihtsalt mööduv, vaid see oleks ikkagi ajaliselt konstantne. Kas see oleks teie jaoks aktsepteeritav? Meie jaoks oleks aktsepteeritav see reklaam, kus te saaksite läbi Tallinna loomaaia ja Stockholmi loomaaia ennast reklaamida. Me loodame, et selle reklaami väljapaneku kulud katate teie. See, mis puudutab loomaaias piletitasude vähendamist, see oleks reaalse ja küllalt suure rahalise mõjuga väljaminek, millest projekt ju otseselt ei võidaks, et võib-olla me selle jätaks sellest lepingust ikkagi kõrvale. Ma siiski arvan, et me võtaks selle pakkumise vastu, mis puudutab seda piletiraha või ütleme, laevapileti puhul, laevapileti esitamisel allahindlust ka loomaaias, sellepärast, et see on üks võimalus tuua ka Tallinna loomaaeda inimesi juurde. Ma arvan, et kindlasti Tallinna loomaaial, meie loomadel ja laiemalt kindlasti kõigil külastajatel on selle üle hea meel, et nad saavad seda elamust jagada, et selle protsendi üle me veel mõtleme, et mida me võiksime, millist hinnaalandust me võiksime anda, aga see kindlasti motiveeriks ka teil oma pakette veelgi paremini pakkuma. Kahjuks üle 10% me tõenäoliselt pakkuda ei saa loomaia pileti hinnast alla, aga sellegi poolest, et ma arvan, et summa summarum oleme me mõlemad ka sellisele pakkumisele võitjad, et ma tänan teid väga selle väga põneva idee eest. Suur aitäh! 10% oleks meie jaoks täiesti arvestatav summa piletisoodustuse suhtes, nii et loodan, et oleme selles suhtes saanud kokkuleppele ja see on väga meeldiv, aitäh teile. Üks väike punkt veel, mis äkki veel mahuks meie tänasesse vestlusesse, oleks loomade turvaline transport
siinkohal Tallinki esindajatena on meil kerge mure selles suhtes, et teie pakkumine oli väga ahvatlev loomade reklaami suhtes, aga kuna transporditakse eksootilisi loomi, siis meie poolt oleks ikkagi hingerahu huvides see, et loomad transporditakse vastavates puurides, vastavates konditsioonides, et loomad oleks ohutult, ei tekiks üleliigset stressi ja kahjuks me ei saa Tallinki laeva teha eksponaat ürituseks, sest et loomad transporditakse ikkagi üldiselt autotekil ohutuse mõttes ja loodan, et te mõistate, et eksootilisi loomi ei saa transportida keti otsas, rihma otsas. Ma kindlasti olen veendunud, et ei arvagi seda, te olete omal alal kindlasti pädevad, aga ikkagi, et meie leping sisaldaks turvalist transporti loomadele ja nende heaolu oleks ka tegelikult natuke ka meie südamesi. Ma võin teile seda kinnitada, et Tallinna loomaaed oma 70-aastase ajaelu jooksul on alati lähtunud sellest, et loomade transport peab olema turvaline ja hästi korraldatud. Ja alles äsja me muuseas tõime Prantsusmaalt uue jääkaru, tulge vaatama, väga vahva, nad on nüüd nii-öelda esimest korda meil koos ema ja isa karu, et tasub kindlasti vaatama tulla, et see põnev vaatemäng on juba ainuüksi põhjus, miks ka kõik Tallinki kliendid võiksid Tallinna loomaaeda tulla. Daamid ja härrad, võtke nüüd kokku palun, milles te kokku leppisite. Nii. Lauri, kas teed korraliku lõppmängu? Ma arvan küll, jah, et meil oli, ma tänan nende väga viljakate läbirääkimiste eest. Eesmärk oli toimetada Stockholmi loomaaeda üle 50 eksootilise või 50 eksootilist looma, mis siis liiguvad läbi Tallinna loomaaia. Tallink otsustas siin Tallinna loomaaia appi tulla läbi finantseerides seda transpordi poolt läbi sponsorlepingu. Tallinna loomaaia kulu on loomade transpordi tingimused konteineris, pluss siis Tallinna loomaaia töötajad, kes kaasnevad. Ülejäänud projektiga seotud kulud on seotud Tallinna või Tallinkiga ja kindlasti on oluline siin rõhutada seda, et sponsorleping on väga lai ja hõlmab siis nii vastavat meedia kui reklaamikampaaniat, mis puudutab omakorda siis lisaks kõigele muule veel ka hinnasoodustuste tegemist Tallinki klientidele Tallinna loomaaias 10% ulatuses. Lugupeetud reederid meie rahvuslikust väärtusest börsiettevõttest, kas Lauri poolt koos tema kolleegide Hanna-Liina ja Illari kokkuvõtte annab edasi ka teie poolt teie arusaama, palun? Jah, et tundub, et läbirääkimised on jõudnud lõpusirgele või siis lõpusirge lõppu juba. Lõpusirge lõppu, täpselt niimoodi saan ka mina aru, mis seal salata, nagu ütleb Hanna-Liina, hands up ja olete ära teeninud virtuaalse aplausi kõik. Väga hea. Kokkuvõtvalt nüüd siis mõlemale poolele kiire palve. Hanna-Liina, kas sa palun saad avada veel selle teie lähteülesande, selle PDF-i ja lugeda ette, milline oli loomaaia ülesanne selles läbirääkimiste mängus? Jaa. Juba ma olen valmis, siis Tallinki poolt sama asi, palun. Tallinna loomaaed kui Eesti ainus soovib rahvuslikult laevafirmalt tasuta ülevedu sinna loomadega ja 5 päeva hiljem tühjalt tagasi. Ta soovib tasuta vett ja elektrit reiside vältel ning Tallinki poolt kõikide eritingimuste tasuta võimaldamist või loomist. Ta soovib osadele loomadele hädavajaliku jalutamise võimalust reisi jooksul. Ja 4. on nõus Tallinki reklaamima kogu protsessi eel, ajal ja pärast.
Just, ja teie ülesanne oli selles mängus? Saavutada kokkuleppe oma huvides 0 või minimaalse hinna ning maksimaalselt muretu loomade ja nende saatjate ülevedu 12 kuu jooksul, kokku 50 reisi, igas 4 saatjat, juht ja 3 looma ja töötajat. Ja nüüd retrospektiivis, Hanna-Liina, Lauri ja Illar, kas võib öelda, et teie eesmärk sai täidetud nende läbirääkimistel? Minu meelest küll sai väga hästi täidetud. Loomulikult need pisidetailid tuleb ilusti kirja panna, sest et ka meie jaoks ikkagi on sellega kaasnevad kulud, aga proovime seda kõik niimoodi täpselt jälgida, et midagi lõhki kuskil ei läheks. Suurepärane ja nüüd tähelepanu, lugupeetud loomaaia esindajad. Tallink Eva isikus loeb lahkelt ette. Võta kõige lõpp, Eva, võta palun ainult see ülesande osa teise lehekülje lõpus. Nii, meie kui Tallinki ülesanne siis oli, et saavutada kokkuleppe oma huvides, maksimaalse hinna nii transpordi kui inimeste, majutuse kui lisateenuste müügiga. Samas häirimata Tallinki teisi püsiklientide müra, häälte, lõhnade, ohtlike loomade põgenemise ohu ja muu sellise tõttu. Ja kuidas Tallink teile tundub, kas te saavutasite oma eesmärgi, arvestades, et mõlemal poolel on ülesandes 3. ja 4. sõna oma huvides? Ma arvan, et kuna meie ülesanne oli ikkagi luua koostöö, siis meie said täidetud normaalsuse huvides, ehk et meil ikkagi enamus ülesandest sai täidetud nii loomade ohutuse suhtes kui ka häirimatuse suhtes, vastavalt siis helikindlate ja turvaliste puuride näol. Hinna suhtes jäi võib-olla maksimaalne tulu saavutamata, aga ei ole ka sellest vist üleliia hullu, kuivõrd võib-olla said meie jaoks kujunes see ülesanne siis mitte otse maksimaalse hinnani, vaid sellest sai siis 1,5-aastane investeering, mis tavab maailma avamisel, kui reisimine muutub jälle väga populaarseks. Siis see on investeering selle nimel, et meie äri kasvaks ja taastuks selleni, mis ta oli ennem seda, kui maailma tabas koroonakatastroof. Kas, lugupeetud Robin, üks hetk, Lauri, kohe annan sõna ka nii sulle, Hanna-Liinale kui Illarile loomulikult. Robin, kas võib öelda, et Tallinki jaoks transformeerus see ülesanne, arvestades mõlemad läbirääkimiste vooru, transformeerus ärilisest, transformeerus tahteks teha loomaaiaga koostööd seda nii-öelda loomaaia koondise käitumise ja suhtumise tõttu? Jaa, et kui me alustasime planeerimist, siis meil oli hästi sihuke äriline mõtlemine, aga sellest arenes välja siis suurem projekt, koostöö ja siis millegi suurema nimel. Suurepärane, aitäh ja lugupeetud külalised, viimased minutid kokkuvõtteks ja lõppsõnaks. Lauri, ole hea. Mina lihtsalt tahaks öelda, et kui ma nüüd seda diili hindaks, ma ütleks, et Tallink eraettevõttena on ikka võidus ja peaks olema või see, siis on nende võimalus ka tulla väga keerulisest olukorrast välja, mis on praegu maailmas seoses koroonakriisiga, nii et kindlasti väga hästi läbi räägitud, samal ajal ega loomaaial ka siin mingisugust väga tugevat positsiooni ei olnud, sellepärast et rahalisi vahendeid ei ole ja kuskilt tuli see, ütleme niimoodi, et me pidime kuskilt mingist kübarast selle transpordi välja võtma ja mul on väga hea meel, et me siin kokku leppisime. Aitäh. Illar, kuidas võtad kokku sinu poolt vaadates? Sina, kui ilmselt sa selles ametis ei ole veel olnud loomaaeda otseselt esindanud? Ei, tõesti. Ma arvan, et noored võitsid igas mõttes. Nad võitsid ka kui Tallinki, kui äriühingu esindajad, sest tegelikult oli diil ikka majanduslikult ka neile väga soodne lõpuks. Et ainuke, millega nad kaasa läksid, oli see 15 000 arvutus. Et kui võtta 50 reisi ja jagada see siis, võtta see 15 000 ja jagada 50-ga, et
300 eurot reis, et need kulud on kindlasti, ma pakuks isegi kordades suuremad, et kui läbirääkimisi pidada, maksaks tegelik kulu välja arvutada. Nii et kui seda arvestada, siis lõpuks mõlema poole võitaks. Õige märkus. Aitäh sulle, Illar. Ja Hanna-Liina, kuidas võtad kokku äsja lõppenud läbirääkimiste simulatsioonimängu? Võib-olla võtangi kokku sellega, et nagu Robin muudkui mainib, et praegu on selline pandeemia ja suur vaikus ja kriis, siis võib-olla just me saame koos nii Loomaaed kui Tallink kasutada ära selle vaikse aja enda huvides, mis hoiab meid mõlemat väga positiivselt pildis. Laevad ju ikkagi sõidavad, rahvast väga ei ole, see on just ideaalne aeg, kus selliseid diile teha ja lõppkokkuvõttes selle järgselt, ma arvan, me oleme mõlemad hoidnud maksimaalselt kliente alles, sest et meie maine on endiselt nagu kõrgel. Ja me pole pildist ära kadunud, et oluline on ka olla pildis. Just nii. Igal juhul tänan veel kord lugupeetud külalised, õpilased jääge veel palun korraks siia, tänan teid osalemast, tänan teid usaldamast ja Hanna-Liina, Lauri ja Illar, jätke need tänased nimed meelde, siit on tulemas läbirääkimiste ninjad, sõltumata sellest, mis valdkonna noored peale gümnaasiumi valivad või juba osaliselt ka gümnaasiumi ajal. Ja lõpetame positiivselt igas mõttes Eesti esimeseks riigiks, kus kõik noored saavad õppida läbirääkimiste kunsti selleks, et protsessid oleksid mõlemale poolele või kõigile poolele kiiremad, vastastikku kasulikumad, et oleks konsensus, mitte kompromiss, et oleks koostöö, mitte konkureerimine. Tänan veel kord Viimsi gümnaasiumi nimel Hanna-Liina, Lauri ja Illar hea suhtumise eest ja täna osalemast meie intellektuaalses kasiinos.